Täna ma tahaksin teile rääkida Euroopa päevast. Esimese asjana paneme paika selle, et videos nähtavatel asjadel ei ole omavahel mitte mingisugust seost. Ja kõik, mis toimub, on täiesti juhuslik. Ei ole vaja välja lugeda asju, mida siin ei ole. Nõukogude okupatsiooni ajal olid eestlased sunnitud kirjutama ridade vahele ja lugema ridade vahelt. Sama kehtis filmikunsti kohta. Selles videos ei ole mitte midagi ridade vahel. Võid kindel olla. Nüüd keegi ütleb, ahaa. Mina vastan, et ei ole ahaa. Mitte mingit ahaad ei ole. Mida keegi siit välja loeb? Mina ei tea. Igaüks võib lugeda, mida tahab. Mul ei ole sellega mitte mingit tegemist. Kas sa pead Euroopa päeva või ei, see ei ole kellegi asi. Kui te seda päeva peate, kuna südame hääl käsib teil nii teha, aga mõistus ütleb ei, või on vastupidi, südame hääl ütleb ei, aga mõistus jah, siis palju õnne. Saate isegi valida, kas pidada seda 8. mail koos esimese Euroopaga või 9. mail koos teise Euroopaga. Või lausa 2 päeva järjest. Nagu jõulud oleks, ainult vastupidi. No ja kui sa ei suuda otsustada, mida teha, siis ära tee midagi. Ega praegu veel vangi ei panda, kui sa teatrit kaasa ei tee. Facebooki ja Google'i teenuseid kasutades ole siiski ettevaatlik. Sõnavabadus nimelt oleneb sellest, kust poolt tuul puhub. Ja praegu ei ole selle asjaga kõik korras. Ühesõnaga, kui te ei tea, mida Euroopa päeval teha, siis vaadake seda videot, mida küll võidakse loomulikult valesti mõista, eriti kui ridade vahel midagi ei ole. Lihtsalt istuge rahulikult ja vaadake seda videot ja ongi kõik. Selles videos ei juhtu mitte midagi. Näed seda, mida vaatad. Mida nähtud asjadega teha annab, oleneb iga inimese fantaasiast, kui te saate aru, mida ma sellega silmas pean. Ükskõik, mida keegi arvab, miks ma selle video tegin, siis unustage ära. See ei ole üldsegi mitte nii. Nii et see oli video, kus mitte midagi ei juhtunud. Nüüd aga minge välja ja kuulake kaunist linnulaulu. Lindudel ei ole laulmiseks tarvis algoritme või kvoote või Brüsseli luba. Ja see ongi selle video tegelik mõte, kui te usute. Ja kui te ei usu, siis ma ei saa sinna midagi teha. Aitäh vaatamast ja nägemiseni!